Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia. Vaatame, mida toob siis nädal 2. kuni 8. veebruar kõigile meile. Tegemist on siis kollektiivse lugemisega. Ja ma olen siia selleks nädalaks valmis pandud siis 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid siit endale kaasa noppida siis sinuga haakuvad sellised olulised sõnumid, mis sa tunned, et sinu jaoks on hetkel siis tähtsad. Iga nädala energia lõpus on meil toimumas ka mäng. Siit saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele. Ka siis siit vastused saab ning video allkirjelduses on olemas kõik ajamärgid, saad sinna klikata, video hüppab kohe mängu juurde või lugemise alguse juurde, sa ei pea ise kuskilt siis otsima. Tiiutarot.ee kodulehel on olemas uus lugemine sinu elu 5 aasta pärast, et kui sa tahad piiluda, et kuhu sa siis 5 aastaga oled välja jõudnud või et mida sa selle 5 aasta jooksul saavutad või teed, siis saad seda vaadata tiiutarot.ee ja samuti mida toob aasta 2026. Selline lugemine ka siis täitsa olemas tiiutarot.ee. Meie lähme nädala energiate juurde. Esimene kaart on meil kuu õigetpidi. Väga ilus, müstiline, salapärane kaart. Karikate 8 tagurpidi, õnneratas tagurpidi, mõõdukus tagurpidi. Siis on meil müntide paas tagurpidi, müntide 8 õigetpidi ja keiser õigetpidi. No, ütleme niimoodi, suuri kaarte on neid lausa 4 tükki siin. Väljas kuu, õnneratas, mõõdukus ja keiser. Et suured kaardid räägivad pigem nagu sellistest suurematest muutustest, kordaminekutest, pikaajalised unistused, võib-olla ka teemad, mida me lahendame, eks ole, et päris nagu võimsad kaardid. Eriti kui me alustame siis nädalat kuuga, õigetpidi ka veel. Kuu on hästi selline esoteeriline, müstiline, intuitiivne ja salapärane, et pane tähele kindlasti enda unenägusid ja meil on just kusjuures täiskuu ka. Kui ma nüüd ei eksi, siis esimene või teine, et sõltuvalt sellest asukohast, kus me maailmas oleme, et täiskuu on täpselt kuu alguses ka veel, eks ole, ja meil on siin ka kuu õigetpidi. Ja täiskuu ajal, pluss veel selles kuukaardis, me võime kõik olla väga tundlikud teiste inimeste tujude suhtes, tundlikud iseenda mingid mälestused, emotsioonid kerkivad ülesse, tundlikud, et võib-olla kõik ajab nutma või kõik ajab meid närvi. See on ka kõik täiesti okei, et see kuukaart toobki nagu varjatu meis nagu esile. Kuu on meie sügavus, et ta vaatab meie hingesoppidesse ja toob midagi imeilusat sealt välja. Mõnikord tuleb sealt ka varju, mõnikord tuleb sealt selliseid raskemaid mälestusi, aga alati kuukaart avab meis selle tundlikkuse, ta avab meis vaimsed anded, et kui sa tahad mediteerida, tegeleda vaimsete praktikatega, õppida midagi selles vallas, esoteerika, eks ole, võib-olla on see sinu jaoks ka tarokaardid, võib-olla on see tervendamine või reiki või tervendavad helid või kristallid või ravitoidud või väelaulud, et mille poole sina nagu tunned tõmmet. Sellest kuu nagu räägibki, et kõigil meil on kaasa sündinud unikaalsed anded, kaasa arvatud ka vaimsed anded, ja kuu hästi nagu avab neid. Kuu on ka selgelt nägemisvõime, ettenägemisvõime, ennustamisvõime. Me näeme unes väga palju ette, et unenäod muutuvad väga intensiivseks selles kuukaardis ja tulebki nagu võib-olla ka kirja panna ja väga analüüsida, guugeldada hommikul, et miks see sümbol just minu ellu nagu tuli. Teine asi, kuu on seotud ka, kui me räägime paarisuhetest ja armastusest, kuu on salajaste austajate kaart. Ja neid võib olla lausa mitu, vahet ei ole, kas sa oled vallaline või suhtes, kuu tähendab, et keegi on sulle silma peale pannud, et sa oled, ja see on selles suhtes positiivne kaart, et taros on ka selliseid kaarte, kus keegi vaata lihtsalt luurab meie järgi või räägib taga või et ta lihtsalt nagu uudishimulik, aga kuu on rohkem nagu selline imetlus täis, et see tundub nii müstiliselt lahe selle inimese nagu jaoks ja nagu ma ütlesin, neid võib olla mitmeid siin, on ju. Ja isegi kui sa ise ka nagu tunned, et ma vist meeldin talle või et mis toimub, et ta nagu su kõhutunne ütleb või et sa näed unest teda või et sellised imelikud olukorrad nii-öelda jutumärkides hakkavad juhtuma, siis tea, et kuukaardis see ei ole imelik, sa ei kujuta seda ette, et see ongi päriselt siis nii, et sa meeldid talle, et väga-väga põnev. Ja kuu on veel väga tugevalt ka sõpruse kaart, kuna kuukaardil siis kujutatakse traditsiooniliselt koerlasi, hunt ja koer või 2 koera või 2 hunti, et sellised koerlased on alati meie nagu ustavad ja truud sõbrad. Taro nagu sümbolites. Ehk siis võib tulla uus tore sõber sinu ellu, võtaks kõik uued tutvused avasüli alati vastu selles kuukaardis. Ka nagu meie olemasolevad sõprussuhted
inimestel, eriti nagu sellised lähedased ja tõesti sügavad suhted, need lähevad veel ilusamaks ja veel sügavamaks ja kuu ongi kaart, kus me võiksimegi südant puistada ja rääkida oma mured südamelt ära ja tõesti nagu rääkida ausalt ja rääkida autentselt, sest kuu kaardis meie ümber on inimesed, kes toetavad meid, kes kuulavad meid ära ja kuu on hästi nagu selline sügav ja südamlik ja tegelikult väga-väga ilus energia. Et tema miinus on see, et mõnikord kuu suhetes hakkab mängima sellist kassi-hiire mängu või et mingit raskesti kätte saadvat, kuna ta tahab jääda ääretult selliseks müstiliseks. Tema miinus on ka see, et me mõnikord ei taha sukelduda nagu enda emotsioonide sügavusse, et kuu on hästi selline salajane ja salapärane kaart, aga ta räägib mõnikord ka sellest, et me ei saa ise endast ka aru, et miks mul selline tunne on, miks ma niimoodi käitun, miks mulle see ei meeldi, miks see ärritab mind ja siis me kuu kaardis me nagu kuidagi me ei taha mõnikord hästi sügavaks minna, kuigi tegelikult just kuu kaardis peakski minema ja vaatame nagu mitte pinnapealselt suhteid või olukordasid, vaid minema hästi sügavale, et mida see mulle õpetab, miks see juhtus, kus see tuleb, kuidas ma ennast tunnen, et hästi nagu sügavuti tasub nagu analüüsida, kuna see õppimise kaart, müntide baas on ka kohe selle kuu all, et müntide baas räägib ka sellest, et me õpime igast olukorrast, igast suhtest, igast tülist, igast draamast, igast õnnelikust hetkest, igast ka võib-olla veast, mis me teeme, igast ka olukorrast tööga seotud, rahaga seotud, et kõik on õppetund, ütleb müntide baas ja kuu kaardis tuleb vaadata olukordasid mitte niimoodi, et miks see muga juhtus, vaid et mida see tuli mulle õpetama, eks ole, et mis see nagu tegelik eesmärk oli. Väga-väga müstiline, ilus ja selline ääretult nagu vaata kuu meeldib inimestele, sest temas on midagi seletamatut, et sa ei oska sõnadesse panna, ta on lihtsalt nii lahe, et väga-väga ilus nagu kaart on see selleks nädalaks. Siis meil tuleb järgi karikate 8 tagurpidi ja see ei ole ainus kaart number 8, meil on ka müntide 8, et 8 ja nüüd on karmanumber, aga väga hea rahanumber, et 888 või et 88, kui sa näed see nädal, siis tea, et raha hakkab rohkem su ellu tulema, tööga sa võid isegi tööd vahetada, parema töö saada, rohkem raha saada, boonust saada. Meil on nädala lõpus huvitaval kombel väga-väga just nädala lõpus, kus on nagu puhkeaeg, meil on ülitugevad rahakaardid ja töökaardid, eks ole, ja 888 või 88, see on ka nagu siuke karma klattimise nagu number, et tuleb väga tähele panna see nädal, mida külvad, seda lõikad, seda ütleb ka müntide 8 meile. Kui sa käitud kellegiga halvasti, see karma tuleb sulle kohe tagasi. Kui sa annad endast head energiat välja, siis see karma tuleb ka sulle tagasi, eks ole, et kui iga kord, kui on see 8 vaata numbrid ja need sümbolid hakkavad tulema, siis tuleb hästi nagu tähele panna, et mida me endast välja annan, sest universum toob meile tagasi täpselt seda, kes me ise oleme. Et meil tuleb väga nagu ka peeglisse vaadata. Aga karikate 8 tagurpidi. Jällegi, kui me räägime suhetest, tunnetest, emotsioonidest, need on alla surutud emotsioonid, mis tegelikult tahavad meist väljuda. Sa tahad äkki võib-olla nutta hästi palju nädala alguses, et karikate 8 kuu on väga emotsionaalsed kaardid, me tahame nutta ja naerda ja meil võivad tulla mingid mälestused, kus me oleme solvunud või vihased või et see vimm tuleb meist välja ja siis võivad ka tekkida nagu inimeste vahel sellised kokkupõrked või et ühel hetkel me ei suuda enda keelt enam hammaste taga hoida ja kõik hakkabki meist välja tulema, see on ka okei. Lihtsalt me ei pea nagu üleliia kellegile halvasti ütlema, aga need tunded ja tujud enda sees tuleb nagu välja saada. Aga alternatiivselt karikate 8 tähendabki emotsioonide paranemist ja me peame liikuma selles kaardis. Ta on väga soodne kaart reisimiseks ja kolimiseks ja võib-olla üldse nagu uute kohtade avastamiseks, et sõidame kuskile loodusesse, jalutame mingis uues kohas, nagu lihtsalt me peame saama punktist A punkti B, et me ei saa lahendada oma emotsioone ja tundeid ja mälestusi ja kõike seda, mis meie sees nagu keerleb, võib-olla ka väsimust ja trotsi nagu sellest talvest üldse, et me ei saa seda lahendada kodus istudes või sama koha peal istudes elus. Me peame nagu füüsiliselt ka liikuma, et karikate 8 lähebki kohast, kus ta ei ole rahul, kohta, kus ta on rahul. Tagurpidis asendis on tal tükk tegemist sellega, et nagu kuidagi lahti lasta ja üle saada asjadest, aga tegelikult see võiks juba kergemalt minna. Ja karikate 8 kui me lähme reisile karikate 8 tagurpidi, mingid sekeldused võivad tulla, mingid asjaolud muutuda, lennud natuke hilineda muutuda. See ei ole hull asi, see ei ole katastroof.
kõik läheb nii, nagu ta minema peab, et ühel hetkel loksub kõik niikuinii paika ja mõnikord need asjad juhtuvad ka täiesti nagu põhjusega, eks ole, et võib-olla see uus versioon või et uut moodi või et uus aeg ongi nagu ääretult palju parem. On ju, et ära hakka neid asju nagu üle mõtlema ja proovi lihtsalt maha rahuneda ja nautida, et ma tean, et seda on kerge öelda. Me läheme edasi, siis meil on õnneratas tagurpidi. Õnneratas on kaardipakk üks kõige rohkem nagu õnnega koos olevaid kaarte. Tagurpidi tähendab, et vale aeg. Ehk siis meil ei ole mõtet punnitada, kui miski praegu ei lähe. Näiteks sa tahad alustada enda äri, vaata sul on tegelikult väga hea äriline, rahaline kaart keiser siin on ju, aga näiteks tahad alustada enda äriga, aga nagu kuidagi ei saa, mingid sekelused tekivad üldse nagu ei lähe, siis ära punnita. Kui sa tahad näiteks mingi hobi või spordiala, et nüüd alustan ja nüüd teen ja kuidagi kõik on selle vastu, et kuidagi ise oled väsinud ja mingid inimesed sõidavad enda muredega vahel ja kuidagi üldse ei saa, siis tead, paneme selle asja hetkel nagu kõrvale, et õnneratas otsibki nagu sellist hetke, et õigel ajal õiges kohas ja see tavaliselt juhtub väga spontaanselt iseenesest. Mida rohkem me laseme roolist lahti, seda edukamad me õnneratas nagu oleme. Kui me hakkame kontrollima, sundima, pingutama, halama, et asjad ei toimi ja nagu mingit enda plaani, et mul oli ju plaan ja see peab niimoodi minema, kui me niimoodi hakkame suruma, siis läheb kõik nagu rappa või et üldse ei liigu edasi, sest õnneratas on ju ratas, ta peab veerema, kord on ratas üleval, siis all, kord üleval, siis all ja õnneratas räägibki nendest tõusudest ja mõõnadest, tagurpidi ta on lihtsalt nagu siuke paigalseisu tunne, et kõik seisab paigal, sa ootad võib-olla mingit kirja või pakkumist või tagasisidet, seda ei tule, aga tead, õnneratas ütlebki, et kõik juhtub õigel ajal õiges kohas, et see tuleb, aga see tuleb siis, kui aeg on õige, siis, kui sa ise oled ka rohkem küps või valmis, võib-olla on sul mingid muud teemad, mis tuleb enne ära teha, ära lahendada, eks ole. Ja kõike korraga me ei saa teha, õnneratas teab seda. Et õnneratas tagurpidi võib olla ka nagu siuke karm, et korduvad karmamustrid, jälle see sama draama, jälle see sama tüli, jälle sama asi, et sulle võib tunduda, et sa oled nagu mingisuguses nõiaringis nagu eriti suhetes, aga tegelikult õnnerattaga tagurpidi see ongi see koht, kus meil tuleb otsa vaadata, aga miks see kordub? Mida ma ei õppinud eelmisest korrast? Me tuleb teistmoodi käituda, teistmoodi reageerida, teistmoodi istuda, astuda, hingata, mõelda, kõndida, eks ole, seista, et me peame ise valima nagu teistsuguse lahenduse, teistsuguse käitumismustri, teistsuguse tee, siis saab tekkida ka uus teistsugune nagu lahenduse hetk nagu sellele korduvale teemale, et kui sa tunned, et on jälle seesama asi juhtub, jälle seesama teema, eks ole, siis see tähendab seda, kas sa kraabid valel ajal, kas sa kraabid vales kohas valetust või siis sa lihtsalt käitud ja suhtled kogu aeg ise ühte samamoodi selles olukorras ja sul tuleb nagu enda käitumismustrit nagu muuta. Et see on hea nädal, kus nagu hästi endale otsa vaadata ja teised inimesed võivad sind väga ajada ka leili ja närvi, sest meil on ka mõõdukus tagurpidi, et see tipneb kuskil siis neljapäevases päevas või selles nädala keskel meil siin on mõõdukus tagurpidi. Inimesed meie ümber tõmblevad, taidlevad, vaidlevad, nagu peata kanad, jooksevad ringi, kõik põleb ja issand jumal ja see on sinu õppetund jääda kogu selles teemas rahulikuks. Kõik on väga hästi, sina oled enda jaoks see rahupunkt. Mõõdukus tagurpidi ka sulle endale tähendab seda, et tark ei torma. Mõõdukus on kannatlikkuse kaart. Me ei saa rapsida, punnitada, sundida, jällegi sama teema, mis õnneratas, eks ole, tagurpidi, et igal asjal on oma koht ja oma aeg ja mõõdukusega tagurpidi me nagu lihtsalt muutume liiga nagu selliseks äkki ma ei saagi, äkki see ei tulegi, issand jumal ja me hakkame nagu hästi ka ise selles ärevust enda ellu nagu tekitama ja üle mõtlema aga mõõdukus tagurpidi tema lahendus on see, et küll kõik laabub rahulikult, ma isegi ei mõtle sellele, ma tean, et ma saan parima ja teine teema mõõdukuses on alati see, et kui me manifesteerime midagi enda ellu, unistuste suhe, unistuste kodu, unistuste töö, eks ole, unistuse täitumine, siis ära võta vahepeal mõttetut varianti igaks juhuks, et äkki seda parimat ei saagi. Mõõdukus ütleb, sa saad selle parima, see võtab lihtsalt aega. Head asjad mõnikord võtavad aega. Mõnikord ei võta, mõnikord võtavad. Sellel nädalal natuke võtavad, on ju? Et kui sul on õnneratas ja mõõdukus tagurpidi ja tead, teegi paus, pane see asi korraks kõrvale, ära üldse mõtlegi sellele, kui sa oled manifesteerinud universumile nii-öelda selle tellimuse esitanud, kataloogist välja valinud, et mina tahan seda. Sa oled tellimuse esitanud,
siis jäta rahule, lase lahti, eks ole, mõõdukuse kaart tagurpidi ütleb seda, et me ei saa kõike ise nagu punnitada ja teha ja kontrollida õnneratast tagurpidi samamoodi, et ja lase asjadel voolata nii, nagu nad voolata tahavad. Mingid ajad muutuvad, plaanid muutuvad, inimesed muudavad meelt, enam ei taha, nüüd tahavad hoopis uut asja, tead, las olla. Okei, vaatame siis seda uut teemat, lähme siis sellega kaasa ja nagu mida laadnamalt me kuidagi suhtume nendes olukordades, seda kergem ja edukam meie elu nagu on, eks ole, et selles mõõdukuses tagurpidi sa võid ise ka olla närvis, sest see mõõdukuse kaart tagurpidi on selline, kõik mulle aitab. Tihti vaata see kaart tagurpidi on selline, et inimesed lähevad tööle vihaselt, sõimavad ülemusel näo täis, kõik, ma lähen minema siit töölt, et on nagu selline turris kaart natukene tagurpidi ja see kõik tuleb sellest, et me paanitseme liiga üle. Me tahame kõike kohe nüüd ja praegu, me tahame hästi kiiresti ja miks see juba ei toimi ja miks ta juba ei helista, miks see meil juba ei tule ja miks see issand bla, 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 eks ole. Ja kohe, kui me maha rahuneme, huvitaval kombel kõik hakkab laabuma, et Hakuna Matata, rahuneme kõik maha, eks ole. Siis meil on ka müntide baas, tema on väga soodne kaart ka õpinguteks, koolitused, kursused, eneseareng. Müntide baas on läbi enda keha õppimine, õpime mingit uut spordiala, õpime uut toitu tegema, eks ole. Õpime ka vabandama, ennast paremini väljendama, õpime tülisid paremini lahendama. Müntide baasi kaart tagurpidi võib suhetes olla üsna nagu kangekaelne. Mina ei ole midagi valesti teinud, kõik teised on minu hädades süüdi, et me näeme nagu seda pindu kellegi silmas, aga palki enda silmas ei näe, et jällegi hea kaart, kus õppida, kus endale otsa vaadata, kas ma oleksin saanud ka ise öelda midagi paremini käituda, järgi anda, võib-olla enda eest rohkem seista, eks ole. Et selline ongi väga sissepoole vaatav, rahulik ja eneseanalüüsi nagu nädal ja mida rahulikum sa oled ja mida vähem sind huvitab teiste inimeste nagu tülid või draamad või mis iganes emotsioonid, seda õnnelikum sa ise ka oled ja see on nagu kuidagi väga-väga ilusasti liigud edasi, et müntide baas on see esimene märk stabiliseerumisest, et esimesed 4 kaarti on suhteliselt nagu sellised emotsioonid, issand jumal ja kuidas nüüd kõik juhtub, bla, bla, bla. Ja siis järsku meil on müntide baas, mis juba väikselt hakkab nagu tasakaalustama meie. Nüüd tuleb mängu müntide energia, mis on niisugune hea tervis, maandatud, tasakaalus, rahulik, kõik toimib, et ainukene miinus on tema jonnakus ja kangekaelsus, et suhetes tuleb sellega nagu ettevaatlik olla. Ja tead, mõnikord, isegi kui sul on õigus, kui sa tead, sul on 1000% nagu õigus, mõnikord on hea öelda, tead, jaa, sul on õigus ja mida iganes, teeme sinu moodi. Mõnikord lihtsalt targem annab järele, vaata, meil ei ole mõtet nagu jonnida selles kaardis, et jällegi sama teema, et laseme lahti, aga õpinguteks väga soodne kaart, eksamid, mingid koolitööd ja et selles suhtes ta on väga targa ajukaart, ta on intelligentne, ta on nutikas, ta nagu nuhib enda jaoks kõige paremad lahendused alati välja, ta areneb väga-väga hästi, ta õpib uusi asju, katsetab, proovib, eks ole, et altis nagu kasvama ja arenema, et selles suhtes mõnus. Ja siis meil on väga mesimagusad ja tugevad kaardid järgi tulemas siin laupäev-pühapäev või et nädala lõpus. Müntide 8 ja keiser, need on ülitugevad ja soodsad kaardid, raha, töö, karjäär. Müntide 8 on topelt raha, parem palk, uus töökoht. Müntide 8 on nii rahul ja nii õnnelik. Ta on nii hea tehing, hea diil. Tema teeb tööd, ta lausa rügab tööd teha, ta on väga tubli. Tal on plaan, kord, distsipliin, unistused ja siis samm-sammu haaval, kuidas seda unistust ka täita ja ta saabki alati, mis ta tahab. Et müntide 8 on ääretult nagu tugev selles suhtes, et kui ta midagi tahab, siis ta saab, et müntide baas ja müntide 8 on väga kanged kaardid ja kangekaelsed kaardid ja kui sa töös, rahas, karjääris endale midagi pähe võtad, müntide baas on mõnikord ka selline kaart, kus me õpime midagi, siis teeme sellest äri või paneme õpitu nagu raha teenima, ülihead kaardid nagu selles suhtes, sest vaata järgi tuleb meil ka keiser, mis on nagu ametikõrgendus, veel rohkem raha, väga hea positsioon tööalaselt, ka inimesed kiidavad sind, sa võid saada parema töökoha, ka enda äriga alustamiseks väga-väga soodsad kaardid ja keiser on eriti nagu ettevõtjate kaart ja nagu vabakutseliste kaart, sest tema teeb nagu enda asja või enda moodi või kes nagu unistab asukoha vabadusest või tahab nagu kuidagi enda aega ise rohkem seada, siis keiser on see kaart, mis kinnitab sulle üle, et sa sinna välja jõuad. Müntide 8 lihtsalt see nõuab korda
see nõuab plaani, see nõuab distsipliini, see nõuab seda, et iga päev midagi pean natuke tegema, mitte üleliia, sest müntide 8 on selline vaikselt nohisedes omas tempos, omas rütmis lihtsalt teen, asjad toimivad, üle ei ole vaja teha, paanitseda ei ole vaja, aga müntide 8 ta on turvaline, tal on 2 jalga maa peal, ta on edukas, ta on kangekael, eks ole, et ta läheb nagu edasi väga-väga ilusasti. Müntide 8 miinus võib olla sugulased, mingid tädid, onud, vanemad või õed-vennad või keegi topib oma nina liiga meie asjadesse ja vot nendele, et kui keegi hakkab nina toppima meie asjadesse, siis tuleb sellele ninale natuke nipsu teha selles müntide 8. Muidu nad jäävadki nagu toppima ja meil tuleb piire seada ja ei öelda ja võib-olla keegi ära blokkida selles müntide 8. Ma ütlen seda huumoriga, aga natuke see on ka energeetiline nagu piiride seadmine. Et müntide 8 sugulased arvavad, et nad võivad endale lubada kõike, eks ole, kommenteerida, kontrollida, käsutada meid, või et lihtsalt nagu draamatseda või uurida meie eraelu, et kui sa tunned, et keegi nagu sugulastest elab hästi nagu seljas, siis vot see inimene tuleb sul küll see nädal paika panna, et ta tuleb nagu välja öelda või piire seada või nagu üldse eemalduda temast. Muidu ta jääbki jaurama, et ta ei lõpetagi ära, et ta arvab, et ta saabki nagu kontrollida sind, et vot selline tähendus ka sellel müntide 8 õpinguteks ka müntide 8 samamoodi ääretult soodne, ja ta tihti müntide 8 ja müntide baas, kuna nad on müntide elemendi õppimise kaardid, see tähendab nagu omal nahal või et ise õpin või ise nagu katsetan ja ise proovin, et on hästi nagu selles suhtes ka tublid kaardid. Siis Keiser, juba ma enne rääkisin, et ta on tohutult edukas kaart töös karjääris. Minu jaoks kaardilugejana ongi kaardipakis 2 kõige edukamat kaarti tööalaselt on Keiser ja Kaarik. Ja Keiser õiget pidi on sul siin väljas, mis tähendab seda, et sul on tervis hea, sul on distsipliin, sul on plaan, sul on seda jaksu ja jõudu kõik ära teha. Ta on väga raamitletud kaart. Keiser on kaart number 4, ta tahab kõike kontrollida, ta tahab plaani paika saada, ta tahab midagi suurt üles ehitada, aga tead, tema kätes on nii palju sellist tulist jõudu, ta on ju tuleelemendi kaart, et tead, ta teeb kõik ära ka. Ja ta saavutab karjääris palju ja see on nagu selline järgmisele tasemele tõusmine, kes tahab enda äri alustada, kes tahab tööd vahetada, kes tahab ametikõrgendust saada, kes tahab lihtsalt paremat palka, kes tahab põhitöökoha kõrvalt avada, mingisuguse uue kanali investeerida või tegeleda mingi lisaäriga. Ülisoodsad kaardid on need selleks. Ja Keiser on ka, ta räägib, et kui me räägime paarisuhetest, Keiser on väga tugev partner. Et kes on vallalised Kuu ja Keiser, vaata need nädala alguses ja nädala lõpus meil Kuu ja Keiser, need on kaardid, kus on Kuu kaardis on sügav emotsionaalsus ja armastus, aga Keiser on ka keegi, kes praktilises plaanis ta teeb kõik ära või ta teeb töö ära, ta pingutab suhte nimel, ta panustab sinusse, ta on tubli, ta võtab kõik ohjad enda kätte, kuidas meie suhe edasi läheb, et sa tunned selle ideaalse partneri nagu selle järgi ära, et tal on väga tasakaalus, tegelikult need ongi vesi ja tuli, mis siin nagu tõmbuvad omavahel, vastandid tõmbuvad, aga tal on see praktilises plaanis, ta on väga edukas ja ta on valmis suhet edasi viima, aga emotsionaalses plaanis ka Kuu on selline väga sügav ja intuitiivne või et te näete teineteist unes, võtta hästi nagu selline ilus nagu emotsionaalne kaart. Ja kes on suhtes, Keiser tähendab, et suhe on tugev, me teeme tööd selle nimel ka müntide 8 ja Keisris, et see on tugev, see läheb väga-väga ilusasti edasi, kel on olnud mingid draamad, tülid, eks ole, meil see õnneratas ja mõõdukus tagurpidi on natuke selline, et mingid tülid majas või ebastabiilsed kaardid, siis tegelikult nädala lõpuks on see lahendatud, müntide 8 ja Keiser saavad jällegi nagu kuidagi korra majja jalad alla. Väga tublid, väga siis nagu sellised arenevad, õppivad kaardid, aga paneme uue plaani paika kaardid, et hästi nagu tugeva suhtekaart on Keiser. Ja kes on suhtes Kuu, vaata Kuu on sügav armastus ja hingeline side, hingesugulased on hästi nagu tugev, intuitiivne nagu ka liit inimeste vahel, aga mõnikord see Kuu kaart õigapidi, ta on natuke selline salapärane, et me võiksime rohkem avatumalt rääkida. Vaata, ma enne ütlesin ka, et on salajane austaja. Jah, sul on tunded, aga räägi nendest ka, eks ole, selles Kuu kaardis, et me peame rohkem nagu kuidagi suud lahti tegema ja me ei saa siin nagu kuidagi nii eemalduda või alla suruda või oodata mingit paremat aega nagu selleks, et tegelikult Kuu hästi soosib sellised südamesse vestlused, et need jututeemad, mille me oleme nagu üritanud kuidagi vaiba alla pühkida, et nüüd on õige aeg need uuesti nagu siis see nädal kätte võtta. Otse niimoodi, tähemärgid selleks nädalaks Kuu on kalade isikukaart, mõõdukus on hamburi isikukaart, müntide baas on kõik maamärgid, sõnn, neitsi, kaljukits
ja keiser on jäära isikukaart, et need tähemärgid siis võivad sinu elus selle nädala suurt rolli mängida. Kui see lugemine sulle meeldis, siis sa võid vaadata tiiutarot.ee, seal on erinevaid ägedaid lugemisi, mida järgnevad 5 aastat sulle toovad või sinu elu 5 aasta pärast. Selline lugemine on äsja sinna ilmunud ja samuti mida toob aasta 2026 lugemine siis ka. Mina aga loodan, et tuleb hästi vinge, tore ja mõnus ja äge nädal ja lähme siit siis edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saate vastused siis 3 küsimusele. Milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis? Milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis? Ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja 1 või siis ka mitu. Mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab vastuse siis kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida tumesinine kivikene, mustvalge laiguline kivikene, roosa kivikene, selline valge kivikene, siis pruuni beeži täpiline kivikene, tumeroheline kivikene ja selline äge lilla kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan alati siis video pausile panna, saad rahulikult ära otsustada, edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused teie küsimustele. Okei, üks juba lendas. Nii, alustame siis siit. Meil on valge kivi, tähemärgid on jäär ja kalad, nädalapäev, pühapäev, vastus on võib-olla. Roosa kivikene, tähemärgid, kaksikud ja vähk, nädalapäev, teisipäev ja vastus on vali uus suund või keskendu millelegi muule. Lilla kivikene, tähemärgid, lõvi, neitsi, nädalapäev on meil kolmapäev ja vastus on võib-olla. Tumesinine kivikene, tähemärk, neitsi, nädalapäev, kolmapäev ja vastus on võib-olla. Mustvalge kivikene, tähemärk kaalud, natuke ka skorpion, nädalapäev, neljapäev, vastus on jah, siis pruuni beeži täpiline kivikene, tähemärk kaalud, skorpion, nädalapäev, neljapäev, reede, vastus on jah. Ja tumeroheline kivikene, tähemärgid kaljukits, veevalaja, nädalapäev, laupäev ja vastus on kahjuks ei. Vot niimoodi kallikesed seisus oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb imeline, vinge, üliäge, tore nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast. Kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!